Ja ka täna hommikul kinnitasid allikad Fox Newsile, et Ameerika väed ründasid öö jooksul Kargi saarel 10 Iraani sõjalisi sihtmärke. See toimub vähem kui 12 tundi enne president Trumpi seatud tähtaega, mille jooksul peab Iraan taas avama Hormuzi väina või seisab silmitsi oma hävitamisega. Rahvusvaheline korrespondent Trey Ings on otse-eetris Tel Avivis. Trey, mida sa meile öelda saad? Tere hommikust kõigile. Fox News kinnitab, et täna öösel ründasid Ameerika Ühendriigid 10 sihtmärke Iraanis Kargi saarel. See on saar, mis vastutab enam kui 90% Iraani nafta ekspordi eest. Jennifer Griffin ütleb, et sihtmärkide hulka kuulusid punkrid, radarid ja laskemoonalaod. Samal ajal tiksub aeg presidendi Trumpi poolt teisipäevaks kell 20:00 seatud tähtajani. Washingtoni aja järgi on jäänud 12 tundi, et Iraan sõlmiks Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe. Vastasel juhul ütleb president, et ründab Iraani elektrijaamu ja sildu. See on see, mida president eile Valgest Majast ütles. Meil on plaan tänu meie armee jõule, mille kohaselt iga sild Iraanis hävitatakse homse südaööks. Kus iga elektrijaam Iraanis lakkab töötamast, põleb, plahvatab ja seda ei kasutata enam kunagi. Ma mõtlen täielikku hävitamist südaööks ja see juhtub 4 tunni jooksul, kui me seda tahame. Me ei taha, et see juhtuks. Vaata Eva ja Iraani nõudmisi, on suuri erinevusi. Evarid nõuavad tuumarajatiste demonteerimist, 0 rikastatud uraani, raketipiiranguid, Hormuzi väina avamist ja toetuse lõpetamist Hezbollahle, Hamasile ja Houthidele. Iraanlased nõuavad garantiisid uute rünnakute vastu, sanktsioonide lõpetamist, sõjakahjude hüvitamist ja maksesüsteemi Hormuzi jaoks. Eva piirkondlike baaside eemaldamine. Eva. President ütles mulle nädalavahetusel, et Iraan ei pea enam läbirääkimisi oma tuumaprogrammi üle ja on juba paljudes küsimustes järele andnud. Teated näitavad, et iraanlased tulid läbirääkimiste laua taha mitmel korral, kuid president väidab, et nad on selle eelise kaotanud. Lisaks diplomaatiale saime teada julgest päästeoperatsioonist, kus päästeti isoleeritud Ameerika piloot. Fox Newsi andmetel andis admiral Brad Cooper piloodi päästmise ajal käsu rünnata IRGC peakorterit Teherani maa-aluses rajatises. B2 pommitajad kasutasid läbistavaid pomme nagu operatsioonis Midnight Hammer, et hävitada revolutsioonilise kaardiväe peakorter. See annab vaid aimu, kui intensiivne tegevus Iraanis praegu on. CBA saab Iraanis vabalt tegutseda ja samal ajal kui B2 pommitasid sihtmärki lõunas. Paulo, Sao Isfahanist 100 Ameerika eriüksuslased päästes oma kolleegi, kes oli kinni jäänud. Pesa. Trey, True Socialis on viimase hetke uudiseid. Ainsley, kas sa tahad seda ette lugeda? Muidugi. Donald Trump postitas. Terve tsivilisatsioon sureb täna öösel ja seda ei saa enam kunagi tagasi tuua. Ma ei taha, et see juhtuks, aga tõenäoliselt juhtub. Kuid nüüd, kui meil on täielik režiimi muutus, kus on targemad ja vähem radikaliseerunud inimesed, võib-olla juhtub midagi revolutsioonilist ja imelist. Kes teab? Saame teada täna õhtul. Üks huvitavamaid ja tähtsamaid hetki maailma pikas ja keerulises ajaloos. 47 aastat väljapressimist, korruptsiooni ja surma saavad lõpuks läbi. Jumal õnnistagu Iraani suurt rahvast. See on selgelt eskalatsioon. Nagu kõik teavad, on presidendil tähtaeg kella 8-ni. Rääkis elektrivarustusest, elektrijaamadest, sihtmärkidest. Samuti on sihikule võetud raudteejaamad. Me teame Iisraelist tulnud hoiatust. Iisraeli kaitsejõud ütlesid tsiviilisikutele, et nad ei läheks rongile, sest ameeriklased, iisraellased, meie ei ründa tsiviilisikuid. Ainult üks pool teeb seda. Aga president teeb väga selgeks, et need võimalused on endiselt laual. Ta ei taha surma ega hävingut, kuid tähtaeg on tähtaeg ja ei paista, et ta seda muudaks. Ei. Ja Trey. Ernst jääd meiega. Otseülekanne Tel Avivist. Trey, mis on sinu reaktsioon sellele uuele avaldusele? Ma rääkisin president Trumpiga nädalavahetusel ja ta ei bluffi, kui räägib Iraani energiataristu, elektrijaamade ja ka sildade ründamisest. Ta oli väga tõsine. Kui iraanlased kokkulepet ei aksepteeri, on tagajärjed väga tõsised. President ütles selles postituses True Socialis, et terve tsivilisatsioon sureb täna öösel ja ei tule enam kunagi tagasi. Kindlasti tuleb presidendile täna selle postituse konteksti kohta küsimusi esitada.
võimalikud plaanid Ameerika Ühendriikide jaoks, sihtmärkide nimekiri ja laskemoona tüüp, mida kasutatakse iraanlaste vastu, kui ta peaks režiimi vastu rünnakutega edasi minema. Jällegi, see on siin viimane hetk väljapääs iraanlastele. President, nagu näib selles Truth Sociali postituses, avaldab taas režiimile maksimaalset survet, et julgustada neid kokkuleppele jõudma. Mulje, mis mul presidendist jäi, on see, et ta ei taha seda sammu astuda, kuid on valmis seda tegema. Kui iraanlased jätkavad heas usus kokkuleppe sõlmimisest eeldumist. Soovin lihtsalt jagada veidi rohkem teavet, mida saan Iisraeli allikatelt Iraani energiaprogrammi kohta. Üks kõrge Iisraeli kaitseametnik ütles mulle äsja, et islami režiimi suurim nõrkus on energia. Iraani energiasüsteem on islami vabariigi Achilleuse kand, sest pool SKP-st sõltub sellest sektorist. Seetõttu ähvardab president infrastruktuuri. Estrutura energética do país. Ta mõistab, et Iraani režiimi püsimine sõltub energia ja nafta infrastruktuurist, mis rahastab IRGC-d ning relvadest, mida kasutatakse Seksanderi liitlaste vastu piirkonnas. Fox kinnitab, et öö jooksul tabasid 10 Ameerika rünnakut Kardi saart, kust väljub 90% Iraani nafta ekspordist. See viitab sellele, et Ameerika Ühendriigid püüavad Iraanile taas lõplikku sõnumit saata, nagu president Truth Socialis kirjutas. Mõni hetk tagasi saatsin Iraani režiimile lõpliku sõnumi. Jah, kindlasti ja me räägime siin kindlasti väga olulisest eskalatsioonist. Ja nagu sa õigesti märkisid, Trey, väga lühidalt, Iraan on ühele toormele rajatud majandus, see on samuti seotud ülemaailmse turuga. Aga kui sa lähme tagasi selle postituse juurde, mille just saime, sest seal kasutatakse karmi sõnastust. Sest paljud on küsinud, kas elektrijaamadel ja sildadel on mingi sõjaline, kas seal on või ei ole sõjalist seost? Ei ole sõjalist seost. Tuumatsiviilobjekt ei oleks sõjaline sihtmärk, vaid tsiviilobjekt. Ei ole. Võib-olla see ei olekski olnud. Kuidas teie seda postitust tõlgendate? Kas see piirdub ainult sõjalise valdkonnaga või hõlmab kogu riiki? Ja lihtsalt selleks, et meie vaatajatele, kes saavad selle uudis praegu teada, veel rõhutada, kordame seda veel kord. Ta ütleb järgmist. Terve tsivilisatsioon sureb täna öösel, et mitte kunagi tagasi tulla. Ma ei taha, et see juhtuks, aga tõenäoliselt juhtuks see ikkagi. Kui ei toimu täielikku režiimi muutust ja targevad pead ei võida, võib juhtuda midagi revolutsioonilist ja imelist. Kes teab? Saame teada täna õhtul. Üks tähtsamaid hetki maailma pikas ja keerulises ajaloos. 47 aastat väljapressimist, korruptsiooni ja surma saab lõpuks läbi. Jumal õnnistagu Iraani suurt rahvast. Ei, Trey, lisaks sellele jääb Iraan endale kindlaks. Seda kuulsin ma ühelt uudisteagentuurilt, kes julgustab noori kogunema inimkilpideks ja moodustama inimkette, et kaitsta elektrijaamu. Jah, ma nägin neid teateid. Kui nad seda teevad, on see rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslik. Lahinguväljal ei tohi kasutada inimkilpe. Kuid me peaksime märkama mõningaid punkte presidendi postituses Truth Socialis. See, mida president teab ja see, mida avalikkus teab, on kaks väga erinevat asja. Kulisside taga toimub palju vestlusi ja ettevalmistusi. Isegi praegu, kui me räägime, saatis üks allikas mulle presidendi postituse ekraanipildi, mida ta veel kirjutab. On arusaam, et nii Iisrael kui ka Ameerika Ühendriigid töötavad operatsiooni eepiline raev jätkudes kõrvuti tund tunnilt välja varuplaanide kallal. Ja kui me korraks sammu tagasi astume, siis peale seda Truth Sociali postitust mõtleme, mis on viimase 24 või 48 tunni jooksul juhtunud. B2 pommitajad lendasid Ameerika Ühendriikidest Iraani, visates pomme punkritele Teherani lähedal, sihtides kõrgeid komandöre. Meile teatati just, et üks Iisraeli ametnik kinnitas Fox Newsile, et Iisrael ründas Iraani raudteetaristut. Varem hoiatasid iisraellased tsiviilisikuid, et nad hoiaksid riigis rongidest eemale. Nad alustasid just praegu Iraani raudteesüsteemi sildade ründamist. Jooksul toimusid rünnakud Kargisaare vastu, mis on Iraani suurim ekspordirajatis ja vastutab 90% riigi nafta eest. Ja jätkuvad Zanmiva ja Iisraeli rünnakud Iraani sõjalise infrastruktuuri vastu. See, mida me praegu näeme, on ettevalmistav operatsioon. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael valmistuvad. Kui kokkulepet ei saavutata, suureneb rünnakute arv Iraani režiimi vastu.
President kirjeldas seda kui elektrijaamade ja sildade päeva, et rünnata seda kriitilist infrastruktuuri Iraanis. Iraan. Huvitaval kombel rääkisin eile ühe kõrgetasemelise allikaga ja küsisin, mis juhtub, kui president annab käsu rünnakuteks. Mulle öeldi, et režiimi Achilleuse kand on energiataristu ja selle ründamine võib tegelikult sundida režiimi läbirääkimistele. Jällegi eelistas president juba enne operatsiooni Eepiline raev korduvalt diplomaatilist teed, kuid iraanlased ei soovinud diplomaatilist lahendust. Ja nii jõudsimegi operatsioonini Eepiline raev, mis toimub meie silme all. President tegi Truth Socialis mõni hetk tagasi väga selgeks. Nüüd, kui meil on täielik ja täielikult läbi viidud režiimi muutus, kus targemad ja vähem radikaalsed inimesed jäävad peale, võib juhtuda midagi imelist. President keskendub tulevikule ja võimalustele 90 miljoni inimese jaoks, kes elavad Iraanis. Nii et, Trei, astume sammu tagasi ja anname publikule veidi tausta. Ja ma tean, et sul on ka sarnased allikad. Presidendil oli mitmeid võimalusi käepärast. Ja kuigi meil oli ülekaal õhus ja me kõrvaldasime palju sihtmärke, eriti inimesi, kes kuulusid valitsuse juhtkonda, samuti Islami revolutsioonikaardiväe liikmed ja riigis tegutsevad terroristid. Presidendil oli algselt ka teisi võimalusi, mida ta ei kasutanud, ja need hõlmasid nii inimesi kui ka erinevaid kohti, nagu president selgitas, sealhulgas raudteid, samuti energia ja elektrijaamu. Ta jättis need sihtmärgid puutumata, sest lootis, et saavutatakse mingi kokkulepe. Kas me kuuleme nüüd, et liigume nendele aladele edasi, sest tundub, et see avaldus viitaks sellele? Kokkuvõttes jah, pärast presidendiga rääkimist tundub, et kui Islami Vabariik ei soovi heatahtlikku kokkulepet, kaaluvad Ameerika Ühendriigid kõik võimalused. Ja sa puudutad olulist punkti. Selle operatsiooni edenedes on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael mitte ainult säilitanud kontrolli Iraani õhuruumi üle, vaid ka hoidnud sihtmärkide valikuvõimalusi. Islami Vabariigil ei ole samu võimeid, mis on Ameerika Ühendriikidel ja Iisraelil. Ja kui me vaatame, mis praegu toimub, siis eile ütles semiit ja sõjaminister Pet Hekset midagi väga olulist. Ta ütles, et eile oli suurim pommitamiskampaania alates operatsiooni Eepiline raev algusest. Ja ta ütles, et täna saab olema suurim pommitamiskampaania selle operatsiooni algusest peale. See annab sulle aimu, et iga päev suurendavad Ameerika Ühendriigid ja Iisrael laskemoona ja pommide hulka, mida nad viskavad sealsete sõjaliste sihtmärkide ja Islami Vabariigi võimude pihta. Lisaks ei suuda Islami režiim enam säilitada selle sõja esimestel päevadel olnud tulejõudu. Jällegi, Ameerika Ühendriikidel on õhu ülekaal. Nii et samal ajal, kui Enjaneva suurendab oma ründevõimet, Iraan vähendab oma võimekust. Nad lihtsalt ei suuda enam välja lasta sama palju rakette ja droone nagu varem. Nad on siiski endiselt ohuks kogu piirkonnale. See pole veel läbi, kuid me näeme siin ristuvat mustrit. Kui brasiillased tugevnevad, siis iraanlased nõrgenevad. Hästi, Trei English otse ülekandes meie jaoks Tel Avivist. Tänan, suurepärane. Trei, suur aitäh!